No nii, tere tulemast kõigile Akadeemia Ampsude veebiseminarile ja selle aasta esimesele siis, aga muidu Akadeemia Ampsude veebiseminarid meil juba traditsiooniks saanud igal kevadel. Ootame koos päikesega neid toredaid õpirände uudiseid erinevatest Euroopa riikidest. Ja siis tõesti täna esimene ja juuni alguses tulemas ka teine, et märkige ka see endale kalendrisse, tuletan lõpus ka veel meelde selle kuupäeva. Aga tõesti, lähme teele. Väikene sissevaade ka siis, et kes ei ole nii kursis, siis Akadeemia Ampsude või Akadeemia puhul siis Eestis võime sel aastal öelda, et on selline mõnus tähistamist väärt number juba, et 25 aastat on Eesti Akadeemia õpirändeid võõrustanud, mis on selline aplausi väärt minu arust suur sündmus, mida tähistada. Ja siis tõesti toob võimaluse meie karjäärispetsialistidele kogeda ja koguda maailmast teistelt riikidelt praktikaid, metoodikaid, kogemusi, kuidas teised teevad ja me ikka siin oma kodumaal ka veelgi paremini oma karjääriteenuseid arendada ja edendada saame. Et selline suurepärane võimalus ja sel aastal siis oli 18 Euroopa riiki oma programmidega ja üle 200 osalejat siis on osad juba rännanud, osad veel rändama minemas, nii ka meie enda inimesed, et meie ise siis võtsime juba teist aastat õpirändajad vastu koos Rootsiga. Ehk siis need, kes meid külastasid, said 2 riigi õpirände kogemuse. Ehk siis olime nii Stockholmis kui ka Tallinnas 12 inimesega, kes 9 riigist tulid. Ja Eestist siis käis ja veel käivad osad rändamas siis 10 karjäärispetsialisti 6 erinevas riigis ja saatvaid organisatsioone siis 3. Ehk siis karjäärinõustajate ühing, Eesti Töötukassa ja sel aastal eraldi ka Tehnikaülikool siis oma rahastusega saatis ka ühe oma karjäärispetsialisti rändama. Nii. Ja väike päevakava sissevaade, et siis alustame Prantsusmaalt, Kairiti ja Rowena kogemustega, siis jätkab Rootsist kogemusi toob meil Kerli ja siis lõpetame Sloveeniaga Jana ja Monika kogemusi kuulates. Ja siis väikene kokkuvõte ka meil. Ja nii nagu ma juba alguses ütlesin, et panin ka salvestama, et saate ise pärast vajadusel järgi kuulata või kolleegidele jagada neid väärtuslikke kogemusi mujalt maailmast. Ja kel vähegi võimalik, hoidke kaamerad sees, et me ikka näeme. Ja küsige julgelt, et meil on iga esinemise lõpus jäetud niisugune 5 minutit küsimusteks, et kui küsimusi tekib, siis julgelt küsige. Ja kui võimalik on, siis nii teil endal mikrofon avada kui ka siin chatis küsida, et püüan ka neid jälgida. Nii, aga nüüd me siis lähemegi teele, seda me veel ei võta. Läheme teele ja siis nii nagu ma ütlesin, Kairit ja Rowena, kumb teist alustab? Võite täitsa ise jagada, ma panen enda jagamise kinni. Ja, mina siis alustan, et me jagasime Kairitiga niimoodi kenasti ära, et kuna me viibisime seal 4 päeva Prantsusmaal Lyonis, leppisime kokku, et mina räägin esimesest, 3. päevast ja Kairit siis teisest ja 4. päevast. Nii, ja nüüd ma proovingi siis jagada ka, vaatan, kui hästi see mul välja tuleb. Mina näen kenasti. Nii. Ja
Esimene slaid on kenasti näha, et ma jagan siin PDF versiooni praegu, et mitte seda PowerPointi. Aga olime siis märtsis 24 kuni 27 olime Prantsusmaal Lyonis ja selle programmi eesmärk siis oli meie jaoks saada ülevaade Prantsuse haridussüsteemist ja peamiselt ka teada seda siis, et kuidas käib see koolielu nõnda, et kuidas seal toetatakse noori, kellel on vaimse tervise probleemid ja milline näeb välja siis see koostöö, mida teevad omavahel koolid, spetsialistid, erinevad organisatsioonid. Nii, esimese päeva pilt, see on siis meie klassiruumist väga kõnekas, sest algas tohutu saiade kuhjaga, mida me ei jõudnudki ära tarbida. Aga esimene päev oli Lyoni info- ja nõustamiskeskuses. Noh, ta on midagi sarnast karjäärikeskusega. Ja see on siis foto sellest karjäärikeskusest esimesel päeval. Hoone ise ei ole midagi märkimisväärset, et see meenutas natukene, mul oli vahepeal tunne, et nagu oleks ajas läinud tagasi mingi 10-15 aastat. Et selline 90ndate lõpp, 2000ndate alguse vibe oli selles majas. Aga päevakava siis kohtusime oma võõrustajatega ja teiste osalejatega. Ja saime siis seal ülevaate Prantsusmaa haridussüsteemist ja pigem minu jaoks näiteks oli huvitavam see, et kuidas näeb välja selle nõustamiskeskuse igapäevaelu. Ja päeva siis sellise ametlikuma poole lõpetas sealsete nõustamiskeskuste psühholoogid rääkisid meile, milliseid mänge nad koolides kasutavad. Ja linnaekskursioon siis lõpetas päeva. Need on meie võõrustajad, Nelli ja Ivan, keskuse psühholoogid, et nemad tõesti aitasid, toetasid meid igal võimalusel, juhendasid, kuidas mis transpordivahendiga kuhu jõuame ja olid igati toetavad ja hästi toredad. Grupp ise, meid ei olnud just palju. Et meie olime kahekesi siis Eestist, üks tüdruk oli Saksamaalt, 2 tüdrukut oli Austriast ja siis oli üks osaleja Islandilt. Ja 2 tükki jäid ka tulemata, et erinevatel põhjustel, et ma täpselt isegi ei mäleta, mis need põhjused olid, aga selline mõnus väike grupp. Ja programm ise tegelikult oli vähemasti minu jaoks, et ma ei tea, Kairit pärast saab mind parandada, et kuidas see temale tundus, et programm oli ikkagi väga tihe. Et väga palju erinevaid esitlusi, kohtumisi, et oli ikkagi selline tõsine tööpäev, ütleks niimoodi. Ja mis oli selline hästi armas keskuse töötajate poolt, et see lõuna oli siis seal keskuses koha peal, et siis iga töötaja seal oli midagi kaasa toonud, midagi prantsuse pärast, et mingi selline traditsiooniline toit, et kes siis mida seal küpsetanud või teinud oli ja siis olid meile siis ette valmistanud sellise ühise lõuna, et sai proovida seal erinevaid huvitavaid, kummalisi ja ka maitsvaid asju. Nii, ja siin on siis juba see koht, kus siis psühholoogid tutvustavad meile oma tööd.
Aga sellest sisust ka lähemalt, et no Prantsusmaa haridussüsteemist, et sellel ma võib-olla nii pikalt ei peatukski, seda enam, et selle kohta infot palju ülevaatlikumalt on piisavalt, noh, see on piisavalt kättesaadav, et ma leidsin isegi Harno kodulehelt oli ka väga, väga põhjalik ja pikk ülevaade. Aga hästi lühidalt, et ta natuke, Prantsusmaa haridussüsteem on natuke sarnane isegi Eesti omaga, et näiteks seal on algharidus kestab 5 aastat, alamastme keskharidus on siis 4 aastat, see on nagu meil sarnane põhikooliga 6.–9. klassini ja siis on nii-öelda see ülemastme keskharidus, mis kestab 3 aastat, 10.–12. klassini. Ja see nii-öelda see ülemastme keskharidus, ta on ka kuidagi niimoodi 3 jagunenud, et on selline üldharidussuund, siis on kutseõppesuund ja siis on tehnoloogia suund. Aga mis nagu seda, kui seda, noh jällegi, mis nagu mulje minule jäi, et kui ta seda süsteemi nagu üheselt kokku võtta, siis ta tundub selline hästi keskselt reguleeritud, väga jäik. Noh, jällegi, kellel on teine arvamus, saab ka mind parandada, aga väga jäik selline süsteem, justkui noh, nagu konveieri liinil käib see, et kuidagi väga, väga selgesuunaline, et mulle nagu tundus, et noortel noh, ei ole võib-olla nii palju seda paindlikkust nendel valikutel, et lihtsalt kui ma niimoodi peas kogu aeg võrdlesin meie Eesti süsteemiga, siis mulle tundus ikkagi, et meil on sellega natuke parem. Aga sellest infokeskusest, info- ja karjäärikeskusest ka, et Lyonis on neid kokku 16 ja selles konkreetsest ühes keskuses, kus meie külas olime, et seal töötab kokku 14 psühholoogi. Ja keskuse sihtgrupp on tegelikult kõik, kes vajavad infot, nõustamist, karjäärinõustamist. Aga need psühholoogid siis, nende töö on jagunenud selliselt, et nad töötavad seal keskuses, aga samas nad töötavad ka koolides. Et nad on osa koolide tugisüsteemist, tugimeeskonnast. Noh, näiteks selline tüüpiline töönädal, et esmaspäevast reedeni, et näiteks 2 päeval nädalas on nad koolis ja 2 päeval nädalas töötavad keskuses. Ja kolmapäev neil nõustamisi ei ole, noh, mitte, et see oleks nüüd vaba, aga see päev on mõeldud noh, muudeks tegevusteks, mis neil vaja teha on. Noh, valmistada ette midagi, lugeda mingi teema kohta. Ja kõlas ka minu jaoks nagu noh, selline päris pingeline töögraafik, et kui ühe nõustaja kohta seal on noh, keskeltläbi 1600 õpilast, noh, mis on nagu ühe nõustaja hallata, siis see tundub nagu päris suur number, et ühel psühholoogil on 2 kuni 3 kooli, kus ta siis käib. Ja see üks tööpäev võibki välja näha niimoodi, et võib olla kuni 7 kuni 8 intervjuud ühel päeval ja keskmiselt siis võib üks vestlus olla kas 30 minutit, 60 minutit, et nagu ma õigesti aru sain, siis ei ole seal nagu otseselt sellist väga noh, piiri, et võt nüüd nii mitu minutit ja siis ongi kõik. Aga mis on selle nõustaja ülesanne? Ongi toetada õpilasi, aidata noh, kas seal kohaneda koolieluga, ennetada väljalangemist näiteks. Et kui rääkida vaimse tervise probleemidest, siis selline huvitav tähelepanek, et rohkem probleeme esineb siis seal tüdrukute hulgas ja üldises plaanis just nagu gümnaasiumiastme õpilaste hulgas. Mis
oli väga sarnane ja ühine ka näiteks seal Austria, Saksamaaga, et ei ole piisavalt psühholooge ka seal. Et see probleem ei ole mitte ainult meil. Aga nendest mängudest, et mäng Tuplik, et kuidas see siis välja nägi? No rõhk on sellel et õppida teist inimest kuulama. Ja meetod oli siis selline, et üks osaleja, me tegime selle mängu ka läbi, et üks osaleja kirjeldab ühte pilti, mida ta seal pildi peal näeb, näiteks, et on seal pildi peal on lehm ja lehm mängib jalgpalli ja samal ajal lehm on väga üllatunud, et kuidas ta saaks nagu õigesti seda palli mängida, et umbes niimoodi selline kirjeldus. Ja teised siis joonistasid selle kirjelduse järgi. Ja pärast oli ka selline punktisüsteem, et kes kui palju siis suutis võimalikult täpselt seda pilti joonistada. Ühesõnaga, kui tähelepanelik kuulaja keegi oli. Ja lõdvestusharjutus oli selline, saab igaüks ka YouTube'ist järgi otsida, on panna otsingusse Edmund Jakobson Relaxing oli selline pealkiri, et see harjutus on seal siis 5 minutit kestab. Nii, ma olen kindel, et midagi põnevat ja olulist jäi mul ka vist rääkimata. Või? Ja olemegi jõudnud teise päeva juurde, et siis saab Kairit üle võtta ja ma proovin siis ka neid pilte edasi liigutada siin. Ja, tere ka minu poolt. Teisel päeval siis pildi peal olev koolimaja, et me külastasime seda koolimaja, see asus seal info- ja nõustamiskeskusest paarisaja meetri kaugusel, meil ei olnud vaja kaugele minna, et läksime sinna kooli, et siis Rovena saab edasi panna sealt pilte. Et hommikupool oli siis see koolikülastus ja peale lõunat olid osalejate esitlused, kes siis meie Eesti, Saksa, Islandi siis esitlused. Aga koolimaja oli võimas, aga mitte nagu heas mõttes võimas. Et selles mõttes, et kohutavalt suur, seal on 1800 õpilast, statistikat siin panin mõned numbrid kirja, et koolis õpib 1800 õpilast. Nende õpilaste peale on 1,5 nõustajat. Nad ütlesid ise ka, et rahadega on keeruline, sellepärast ei saa rohkem nõustajaid pakkuda, et vaimse tervise probleeme on väga-väga palju ja eelmisel aastal oli lausa üleriigiliselt fokusseeritud, et Prantsusmaa aasta teema oli vaimse tervise teema, aga sellegipoolest seda vaimse tervise tuge nendele kooliõpilastele ikkagi väga palju pakkuda ei ole neil võimalust. Peale nõustajate oli seal veel 2 kooliõde töötas, kes siis toetasid õpilasi siis nii füüsiliste probleemide korral kui vaimsete probleemidega. Lõunapikkus on 2 tundi seal, et see on selline aeg, kus siis õppijad aeti õue, nagu siin pildi pealgi näha, et nad on õues või söövad kuskil. Neid mänge organiseeriti seal õues. Telefonid olid lubatud õpilastel alates kella 3-st, et siis enamus koolipäevast oli nutivaba, aga koolipäevad muidugi kohutavalt pikad, kella 8-st 6-ni sageli. Just küsisin veel üle seal Nelja Ivani käest, et kas päriselt ka, et õpilaste koolipäevad on pikemad kui vanemate tööpäevad. Jah, sageli see nii on, et koolipäevad on pikad ja kui sinna veel, sinna kella 6-ni, selle 6 alla lähevad siis ka see trennid, eks ole, sageli või mingisugused mingid muud tegevused.
siis õpilaste hääl, see tähendab seda, et Prantsusmaa on hästi nagu võtnud omale selliseks südameasjaks selle, et õpilastel oleks päriselt ka hääl. See tähendab siis seda, et igast klassist valitakse nii-öelda esindaja ja kokku siis moodustub iga klasside esindajatest selline kooli esindus. Siis omakorda üle Prantsusmaa on nii, et igast koolide esindusest, kõikidest üle Prantsusmaa olevatest koolidest olevatest esindustest siis moodustatakse omakorda veel õppijate esindus ja siis selline üleriigiline ja siis lõpuks see tipp, see püramiidi tipp ehk siis kõikidest koolidest mingit paar õpilast siis saavad lõpuks kohtuda näiteks haridusministriga ja seal oma kooli teiste õppijate häält edasi anda sõnumit, et selline huvitav süsteem, riiklik süsteem oli seal. Et see tundus selline põnev, et päriselt ka õppijad saavad anda oma mõtteid edasi ja seda päriselt ka kuulatakse. Siis, ära veel pane korraks tagasi veel. Siis see PHARE programm, et siin on mul lingiga pandud, aga ma arvan, et kui panna see Google'isse, siis see täitsa tuleb kenasti ette ka. Et PHARE programm on siis selline programm, mis on Prantsusmaa koolides kohustuslik igale koolile ja see on siis kiusuennetuse programm, et selle mõte on siis see, et konkreetselt see kool, kus meie käisime, et seal koolis oli 30 õpilast üle kooli erinevatest klassidest kuulus sinna PHARE programmi ja see tähendas seda, et siis need õpilased on välja valitud, nad on nagu sellised kaitseinglid teistele õpilastele, et need 30 õpilast, nendel on 4-päevane väljaõpe ja neil on selline õpetajate seas selline tugimeeskond. Et kui näiteks, ma ei tea, 1., 2. või mõne noorema klassi astme õpilane, tema kallal siis keegi kasutab vägivalda, kiusab, midagi juhtub seal koolis, siis neil on kohe teada, 1. septembril tutvustatakse kõikidele üle kooli, et vot sellel aastal on meil siin PHARE programmis need ja need õppijad, et nende käest te saate tuge, et siis kui kedagi kiusatakse või toimub midagi ebameeldivat, siis kõik õppijad teavad, et vot kelle käest ma saan abi, et ma ei lähe õpetajale seda kohe kaebama, nii-öelda rääkima, vaid on selline õpilase esindus igas koolis, mis siis seisab hea selle eest, et kas ta siis ise lahendab selle probleemi ära, kui see on lihtsam, aga kui see on juba keerulisem probleem, siis see läheb edasi, eks ole, kokku lepitud viisi pidi siis, et mis seal siis edasi tehakse. Et selline huvitav PHARE programm, mida ma ei ole kuulnud, et Eestis oleks, aga võib-olla on, vaielge vastu, ja et siis nad ise ütlesid, et kuidas nad ütlesid, et nad on nagu bodid, nad ütlesid, et need õpilased on et see on nagu bodisüsteem, nagu kehasüsteem, et meil on koolis olemas sellised kehad, kes siis teiste eest seisavad. Et see oli huvitav. Ja viimane põnev fakt, mis ma siia panin kirja, et noorsootöötajat ei ole, 1800 õpilast ja noorsootöötajat ei ole. Ma küsisin, kes neid üritusi korraldab. Et mina ise töötan koolis, kus on 100 õpilast ja meil on küll noorsootöötaja olemas. Aga nemad ütlesid siis, et direktor korraldab üritusi. See oli muidugi hämmastav. Et kui mõnel õpilasel tuleb hea idee, et tahaks seda korraldada, siis läheb direktori jutule. Siis selline huvitav. Nii, aga vaatame järgmist slaidi. Siin järgmise slaidi peal on pilt siis konkreetselt selle kooli psühholoogi ruumist, mis tundus minu jaoks mitte kõige hubasem ja mugavam, et selline, tõesti, nagu Rovena alguses ütles, et paarkümmend aastat tagasi nagu ajast on neil see koolide kuidagi see sisekliima või ütleme see ruumid ja kõik see natukene selline kõle, et midagi siin väga mugavat minu arust ei olnud. Ma ei tea, kas see ruum on nagu piisavalt
selline, et õpilane avaneb ja siin oma muresid räägiks, aga noh, selline ta on. Nii, mis meil edasi oli seal veel? Ja siis oligi lõpupilt, et kes me seal koolikülastusel käisime, et mõned psühholoogid ja meie grupp ja seal direktor on siis seal tagumises reas, see kõige pikem meesterahvas on selle kooli direktor. Et vot selline oli meie kooli teise päeva esimene pool koolipäev, siis peale lõunat või lõunaks öeldigi meile, et minge nüüd otsige kohalikust toidupoest midagi süüa, sest mingit konkreetset söögikohta nagu seal lähedal väga ei olnud. Ja siis sõime laua taga oma salatid ära ja läksime edasi esitlustega. Esitlusteks olidki siis need 6 osalejad, kes selles programmis osalesid, et igaüks siis rääkis oma tööst, riigi tugisüsteemidest, et see oli huvitav oli kuulata, aga ma seda infot siin edastama praegu küll ei hakka, et meil hakkab aeg läbi ka saama, et Raveena räägib siis järgmisest päevast veel. Ja kolmas päev siis oli väga sisutihe, et külastasime haiglat ja käisime ka Lyoni ülikoolis. Nüüd haigla siis, see nagu see pilt siin ka on, et samamoodi natuke ajas tagasiminek, et mul lõi silme ette kohe võrdlusena Tartu Ülikooli kliinikum ja ütleme, et vahe on ikkagi, kontrast on ikkagi väga suur. Aga miks me seal haiglas siis käisime, et meil olid seal siis esitlused, kus meile räägiti, et kuidas käib õppetöö haiglas, et just lastehaiglas, et kes siis mis probleemiga seal haiglas on ja oleneb ka perioodist, et mõni laps peab olema haiglas väga kaua, et ei jääks nii-öelda et see õpiharjumus ei kaoks ja et see õpilane ei jääks nagu õppetööst väga maha, et siis nii-öelda ongi see kool haiglas ja koolitunnid ongi siis seal haiglas. Nüüd tegelikult siin fotot ei ole küll selle kohta, aga on täiesti ainulaadne kool Prantsusmaal. Nimi on Elie Vignal, et ma nüüd vabandan oma prantsuspärase häälduse pärast, et mis on mõeldud nagu eraldi õpiraskustega noortele, et need ja erinevate terviseprobleemidega noortele, et tõesti see spekter, mis need probleemid võivad olla, autism, düsleksia, motoorikahäired, aga samas ka erinevad käitumisraskused. Räägiti ka, et ülekaalus on ikkagi see, et erinevad vaimse tervise probleemid, et sotsiaalne ärevus, koolifoobia ja see kool siis see ehitis ise, et ta oli ühetasandiline, et nagu ainult ühel korrusel ja selline nagu ringikujuline, et ka liikumisprobleemidega õpilastel oleks seal lihtsam nagu liikuda. Ja vanuses on siis õpilastele see 12 kuni 25 aastat. Ja jällegi kooli eesmärk on, et erinevate terviseprobleemidega õpilased siis saaksid nii-öelda ka jätkata õppetööd ja võib-olla siis ka jätkata võimalusel nii-öelda tavakoolis. Mis toodi selle kooli miinusena välja, mis mulle jäi meelde, et sellest koolist või sellest keskkonnast, et kuna ta võib muutuda nii-öelda selliseks turvaliseks kookoniks mõningatel juhtudel, et kus on nagu raske siis väljuda nii-öelda tavakooli ellu. Nüüd see konkreetne kool, seal umbes õppis 100 õpilast ja sellised väikesed klassid,
klassiastmetes siis 6. kuni 12. siis meie mõistes ja ühes klassis keskmiselt 12 õpilast. Nii, aga siis ka ülikooli külastusest Lyon 2, noh, see ülikooli kompleks väga suur, jällegi 26 000 tudengit ja 5000 nendest siis ligikaudu 5000 välistudengid. Ja Lyon 2, seal on siis valdkonnad nagu sotsiaalteadused ja humanitaarvaldkonnaga seotud erialad. Ja mis nagu mina endale üles märkisin, mis olid sellised huvitavad tähelepanekud selle nõustamiskeskuse tööst. No nemad toetavad muidugi nii oma tudengeid kui ka välistudengeid. Ja räägiti erinevatest probleemidest, mis on sealsetel tudengitel. Näiteks meelde jäi see, et väga keeruline on Lyonis leida tudengitel elukohta. Peaaegu sama keeruline nagu Pariisis, sest sellist vaba elamispinda lihtsalt ei ole piisavalt. Ja erisus ka näiteks rahvuse järgi, et mis probleemid tudengitel võivad olla, et puht nagu kultuurilist tausta juba silmas pidades ka, et näiteks Jaapani, Korea ja Hiina tudengid, neid peab rohkem toetama, sest näiteks sellistel juhtudel, kui saadakse selline kehvem hinne või tulemus, et siis nende tudengite kodumaal võivad olla sellel ikkagi väga tõsised tagajärjed, et see võib mõjutada sellist edasist karjääriteed lausa. Ja kuidas see tudengi elu siis seal Prantsusmaal välja näeb, et ütleme, et nende hinnangul see tudeng nagu toime tuleks hästi rahaliselt, oleks vaja umbes 1200 eurot kuus, aga nende tudengitel seal keskmine eelarve on 650 eurot kuus. Nüüd, mida see karjäärikeskus korraldab, on sellised nagu karjäärinädalad. Nad nimetavad Reboot Your Studies ja selle nädala raames siis toimuvad erinevad arutelud, töötoad. Näiteks töötoad, kus saab paremini ennast tundma õppida, mis on minu potentsiaal, oskused, erinevad töötoad on erinevate sellised enesehoiutehnikate teemal. Ja sellise nädala raames ka, et kui tudengid seal osalevad, et siis mõnel juhul on noortel nagu kergem ka tunnistada seda vajadust. Et nüüd siis Ütlen vahepeal vahel, et teil on ainult 2 minutit veel. Nii, aga ühesõnaga siin huvitavaid fakte on veel selle ülikooli elu kohta, aga ma näitan ka karjäärikeskus. Jällegi ei ole midagi väga märkimisväärset. Siis mõned fotod ka sellest ülikoolist ja ülikooli linnakust. Ja. Nii, ja 4. päev, tegelikult see ongi päris lühike, et Kairit saab siis võib-olla ka kiirelt selle kokku võtta. Ja, 2. päev oli meil lühike, hommikul külastasime tervisekeskust, mis siis ongi keskendunud just üliõpilastele. Seal on nii arst, psühholoogid ja erinevad terapeudid. Et meil on mõned pildid sellest keskusest. Et siin on näiteks selline ooteruum, nagu nad ise ütlesid, et rahunemise ruum, et kui sa ootad arstile või terapeudi juurde minekuks, et siis siin on olemas
huvitav fakt on see, et seesama ülikooli tugimeeskonnas töötab ka näiteks gynekoloog, et ka see teenus on õppijatele nii-öelda tugimeeskonna teenusena olemas. Okei, siin on nüüd üks, kuna meil alguses öeldi, et me peame tööriista kaasa võtma, nii-öelda, siis meie poolt on selline minu heaolu ratas, et Austria osalejad jagasid meiega tore tööleht noortele, me tõlkisime selle ära, et kel huvi, et siis ma saan saata selle meili peale, et siin on hästi palju erinevaid küsimusi, et selline hea kaardistamise võimalus, et kuidas siis noorel päriselt läheb. Ma ei teagi, natukene slaidid sassis. Ja peale seda tervisekeskuse külastust oligi meil kokkuvõte, et tegelikult sellega meie reis ametlik osa saigi läbi, et siin on veel mõned pildikesed, see on meie hotell, Republik hotell, selline armas väike butiikhotell, siin mõned linnavaated, et kui meie märtsis käisime, oli seal juba suur kevad käes, et hästi mõnus oli värskendav, selline kevadine Lyon. Et võt selline huvitav reis meil oli. Väike viperus oli ka, jäime õigest lennukist maha. Veetsime ühe öö Kopenhaagenis veel lisaks, aga see kõik käib reisimise juurde. Et minu poolt aitäh ja oli tore. Ja. On küsimusi. Aitäh teile jagamast ja tõesti, et seni kuni Kerli oma esitlust valmis paneb, et kui kellelgi on üks küsimus, et Kerliga rändame kohe küll Rootsi, aga kui kellelgi on üks küsimus, siis julgelt mikrofon lahti või siis chati kirjutada. Ja väga hea oli, et te välja tõite ka selle, et reisimisega ikka neid viperusi juhtub, et see käib õpirände juurde, et vahest ikka midagi juhtub. Ja see kohanemisvõime sellega on ka üks osa sellest õpirändest. Tundub, et meil küsimusi ei ole. Suur aitäh teile väga põhjaliku esitluse eest ja eks alati rohkem jagada, kui jõuab selle aja jooksul, aga vähemalt nüüd teate, kelle poole pöörduda. Et ma usun, et Rowena ja Kairit on valmis jagama rõõmuga oma kogemust veelgi. Aga lähme siis Rootsi. See ratas on väga vahva ja võib-olla siia juurde siis ka see, et me eelmisest aastast teeme seda metoodikate jagamist ka akadeemia nii-öelda praktikampsudena. Ehk siis ma usun, et Rowena ja Kairit on nõus selle nii-öelda sinna praktikampsuna panema selle nii-öelda metoodika meile, et me saame seda ka jagada. Aga kellel kohe on vaja, siis saab nende poole pöörduda. Aga Kerli, palun. No nii, tervitus kõigile. Mina käisin siis Rootsis, Göteborgis, et see on, hääldatakse ühtemoodi, eesti keeles kirjutatakse teistmoodi ja inglise keeles on kolmandat moodi. Siis on jah, nagu selline huvitav. Sattusin väga ilusale ajale. Esmaspäeval lendasin kohale, teisipäeval hakkas pihta. Tegelikult selline põgus kohtumine oli meil, kes nagu jõudsid päev varem kohale, oli ka ühel õhtusöögil, kus me niimoodi põgusalt juba tutvusime, eks ole. Aga siis kandideerida sai siis, mina sain nüüd Töötukassa kaudu õpirändesse, et muidu oleks ilmselt karjäärinõustajate ühingu kaudu saanud, et ja miks ma valisin, mina eelistasin noorte teemad, kuna siis Töötukassas on noorte teema praegu ka väga aktuaalne, ehk siis niimoodi fookuses, et kuidas neid toetada parimal viisil, et nad kuskil ei takerduks oma karjääriteel. Võõrustaja oli nii-öelda Göteborgi linnavalitsus. See logo on ka siis siin. Ja inimesed, kes meiega tegelesid, on siis Tiina, Emma ja Victoria. Et Tiina ja Emma töötasid siis seal linnavalitsuse all karjäärikeskuses ja Victoria oli siis täiskasvanu hariduses teises kohas, teises asutuses nii-öelda töötas, aga koostööd tegid meiega. Ja see
Karjäärinõustajad on seal nüüd enamasti, nüüd mitte seal linnavalitsusega, aga Göteborgis või üldse Rootsis esiteks saab õppida karjäärinõustajaks üleüldse erialaõppes, meil mitte päris nagu meil, eks ju, et sa saadki selle eriala valida ja karjäärinõustajad töötavad koolides. Et lisaks sellele, et on veel eraldi seal karjäärinõustamiskeskuses, eks ju. Ja siis on võib-olla see erinevus, et noh, okei, et kui seal nüüd muidugi jah, need regioonide suurused on ka võib-olla erinevad, et kui ma nüüd praegu mõtlen näiteks, et ühes suures gümnaasiumis on 2000 õpilast ja seal on 4 karjäärinõustajat ja lisaks käib veel siis, noh, ütleme, et sealt karjäärinõustamiskeskusest veel eraldi seal linnavalitsuse töötaja nõustamas vajadusel, eks ju. Et selles mõttes kuidagi jah, siuke huvitavad proportsioonid. Göteborgi linnas on umbes 605 000 elanikku, noh võrdluseks või tuua Rapla, kus on umbes 5000 või natuke alla selle isegi. Ja regioonis siis on 1 miljon elanikku umbes, et noh, hästi selline suur keskus. Göteborg ise on nagu selline tootmis ja võib-olla selline merenduskeskus siis selles mõttes. Väga ilus linn on ka, turism on seal ka väga hoolega vohab, nii et võite minna julgelt, väga kaunis oli. Nii, aga siis lähme asja juurde. Meil oli 13 osalejat erinevatest riikidest. Mõnest riigist oli 2 osalejat, kus juures nad ei olnud täpselt ühest kohast. Nad võisid isegi olla samast asutusest, aga täitsa eri asukohtadest. Et selles mõttes kõik ei olnud omavahel väga hästi ka tuttavad, et selles mõttes väga hästi sulanduv seltskond oli ja Tiina pärast mainis ära ka, et nii kui te kokku saite, nii te kohe kõik haakusite jube hästi. Et selles mõttes väga tore seltskond. Mida siin pildil on näha? Kõigepealt pärast seda, kui meil nüüd esimesel päeval, teisipäeval tutvustati seda karjäärinõustamise süsteemi üleüldiselt Göteborgis ja ka seda karjäärinõustamiskeskuse tööd, siis me pärast läksime Mimi kooli ja see Mimi kool on selline kool, neid on veel seda tüüpi koole, et täiskasvanud õpilaste, kellel on midagi kuskil pooleli jäänud. Noh, ta ei ole päris nagu meil täiskasvanute gümnaasium, aga pigem vaimsete probleemidega õpilastele siis mõeldud. Ja käimine on vabatahtlik, kord käid siin ja noh, ütleme, et ei ole sellist ranget õppimissüsteemi, et käib kuidagi natukene niimoodi paindlikumalt, nagu võib-olla kuskil, ma ei tea, Kaia koolis või kuskil mujal. Aga hästi aktsepteeritakse, tolereeritakse, toetatakse, et nii kui väga selliseks sunduslikuks läheb, siis ilmselt need õpilased kaovad sealt ära. Ja seal me siis, meil oli jah niimoodi organiseeritud, et selleks, et jääks rohkem aega töö varjutamiseks erinevates asukohtades, erinevates koolides, siis me tegime küll esitlused kõik, meid oli 13, noh, selles mõttes 13 inimest, eks ole, et me ei hakanud neid presentatsioone kuskil tegema, vaid me saatsime oma esitlused ära, igaüks sai lugeda kõigi nende riikide esitlusi ja selle võrra saime rohkem käia töövarjuks, aga mida me saime teha, olid sellised lühikesed icebreakerid ja exit ticketid, ehk siis noh, ütleme, et sellised jääsulatamised ja mis võtsid vähe aega, et siis meil jagati ära, et kes kellega mingisuguse kahekesi või kolmekesi mingisuguse asja teeb ja siis see oli nüüd esimese päeva teises pooles siis, kus Taani kolleeg ja ma mõtlen, kellega koos ta tegi, aga noh, igatahes kasutas neid jump-kaarte. Meil tegelikult on samasugused olemas, ta tõi kõigile meile ka veidi värskema versiooni koos juhendiga, aga ma tean, mul töötukassas on olemas ka vanast ajast on samasuguste piltidega jump-kaardid. Et millega siis saime päeva kokku võtta kõigepealt 3 puntides ja siis võtsime nagu teema kokku, et mis oli nagu see elamus või teada saamine või mis mõttega me sealt nüüd edasi läheme, eks ole, et sellest päevast. Siis missuguseid meetodeid ma panin nüüd koolisüsteemi siia
peale ma olen natuke siia sodinud. Nad pidid saatma meile slaidid, kus on need koolisüsteemid on peal ka, aga siis ma skaneerisin, kasutan seda, mis mul olemas oli, sest nad ei jõudnud saadetud veel seda. Et mis me veel kasutasime? Näiteks sellist asja ka, et päeva lõpetuseks, et näiteks viskasid sellist pisikest liivapallikest, eks ole, et viskasid ühele, siis igaüks ütles, mis oli tema päeva kõrghetk, mis ta sellest päevast sai. Siis kasutati sellist ägedat meetodit ka nagu iga inimene ütles 3 asja enda kohta, 1 oli õige, 2 olid valet, et siis pidid pakkuma nagu, ma tean, see on mulle ka natuke tuttav juba. Siis tutvumispingo, siis selline tööleht ka päeva kokkuvõtteks, et mida ma täna õppisin. Töö varjutamine tekitas sellise tunde, siis kirjeldad seda, tahan kasutada oma igapäevatöös, et mingid sellised kokkuvõtvad asjad ka. Ja siis näiteks selline icebreaker ehk siis jäämurdja, et ütle inimestele midagi, mida vähesed sinu kohta teavad. No ikka pidi nuputama, ütleme. Üsna avatud inimene, et päris raske oli. Aga et ka nagu grupi kohta rohkem teada saada, et hästi huvitav oli. Ja siis kasutati veel sellist asja nagu kas varem ette saadetud või koha peale kaasa võetud foto, mis on millegi poolest sinu jaoks nagu tähenduslik ja oluline. Vahet ei ole, kas ta on sinu majast või sinust endast kellegagi ja kuskil midagi tegemas ja siis igaüks rääkis võib-olla ka, et miks ta selle valis ja miks see tema jaoks nagu oluline, et jälle nagu avada veel teadmisi nende inimeste kohta, kellega sa grupis tegutsed. Aga siis nüüd kooli haridussüsteem või Rootsi siis haridussüsteem on nüüd üpriski sarnane meie haridussüsteemile. Seal on võib-olla nüüd see vaimse tervise muredega inimeste kool oli natuke teistsugune kui nüüd täiskasvanute gümnaasium meil. Siis on seal eraldi näiteks erivajadusega õpilaste põhikool ja eraldi sellest veel oli siis õpiraskustega õpilaste kool. Et meil on nad pigem nagu ühes, eks ole, mis on nagu näiteks Maarja kool meil on ju. Ja mida meil üldse ei ole, on saami kool, et seal põhja pool tegelikult on nüüd meie sugulaskeel on ka, eks ole, saami keel, siis kus õpetatakse seda keelt ja kultuuri ka, et see jääks nagu püsima. Muude asjade hulgas, eks ole. Kutseharidus pigem oli nüüd nende gümnaasiumide juures ja siis oli ka nii-öelda eraldi ülikool ja siis rakenduskõrgkoolid. Et neil oli natuke, need 2 sinist seal üleval siis näevad sellised välja, eks ju. Aga kui nüüd on tegemist täiskasvanud inimestega, kes tahavad ka kas mingit uut haridust või siis on hästi palju neil ka neid immigrante. Et kui sa tuled mujalt ja katsud sulanduda nagu sinna ühiskonda ja saada seal vajalikud oskused, siis on seal olemas ka täiskasvanu haridus, eks ole, kus nad siis saavad kas rootsi keelt õppida või seda, mida siis neil vaja parajasti on. Ja mis oli võib-olla haruldane või pani mind imestama ka, et meil sellist asja päris ei ole nagu keskkooli või gümnaasiumi osa õpiraskustega õpilastel, et ongi võib-olla ATH-d, autistid, et see oli nagu eraldi veel, eks. Nii, aga liigume siis edasi, et natukene nendest päevategevustest ka, ma saan aru, et mul vist on 1 minut läinud jäänud, aga me vist läheme natuke ajast üle, et juba alguses. Võtta see küsimuste viis ka ja mõned peale, nii et. Ja, just. 178. Ja, et siis kui me nüüd seal Mimi koolis käisime nüüd terve grupiga, siis järgnevatel päevadel me hargnesime, liikusime ise ühistranspordiga, et nüüd kahekesi Telmaga käisin
sellest päevast ma tegelikult rääkisin juba. Käisime, ma ei suuda seda hääldada, Härlandat Järnskolanis, ühesõnaga viimane sõna jupp oli kool, eks ju, mis on põhikool. Ja varjutasime seal rootsikeelset grupitundi 8. klassile. Üleüldse nad tegelikult karjäärinõustajad koolides tegelevad õpilastega alates 6. klassist tõhusalt. Meil on selles osas arenguruumi, eks ju. Sest meil pigem kipub olema vähemalt Rapla maakonnas on küll nii, et karjäärinõustajad või karjääriõpetuse õpetajad võib-olla mõnes kutsekoolis nüüd juba on, aga põhikoolides ja gümnaasiumides keegi teine kuskilt teeb oma põhitöö kõrvalt. Rohkem on ta nagu siuke oma lõbuks, eks ole, kui sa oled entusiast. Ja seal oli veel selline luksus sellel Gabrieli, kellega me kohtusime, et tema tellib 8. klassist mingisuguse kuni 6 õpilasest koosneva pundi, kes saavad omavahel hästi läbi, et kasutada hästi levinud sellist kaartide süsteemi. Ta ei ole päris nagu John Hollandi, vaata need kutsesuundumused, vaid on natuke erinev. Ja selles mõttes see süsteem on nagu hästi hea, et esiteks see süsteem on selline, et nad, kuidas ma nüüd ütlen, kõigepealt õpilane analüüsib iseennast, et mis talle meeldib, mida ta oskab, mis tundub nagu huvitav, et mida võiks õppida. Ja siis sõber seal kõrval nii-öelda analüüsib, et mis tema arvab, et sellele õpilasele tema sõbrale siis nagu võiks sobida ja siis panevad nagu nii-öelda selle kokku, eks ole, et mis tõenäoliselt on selle inimese tugevused, mis suunas ta võiks liikuda, eks ju. Et kas ta nüüd on seal analüütiline, loogiline, loominguline ja visuaalne, sotsiaalne või siis selline liikuv, tehniline või verbaalne ja kuidagi seal, jah, huvitavad. Ja selliseid värvilisi kaarte nad kasutavad, seal see on hästi laialt levinud. Ja nende kaartidega haakuvad, neil on mingid brošüüri, sain ka rootsikeelse kaasa, eks ole, et mingid teatud koolid, kus siis seda tüüpi asju nagu õpetatakse, sa saad nende järgi nagu vaadata, mulle sobivad need koolid sellepärast paremini, et seda, ja seal on ka värviliselt märgitud, et neid asju, seda tüüpi asju õpetatakse seal. Et ja siis saabki nagu varakult alustada seda karjääriplaani, et selleks ma pean nüüd neid asju veel natuke paremaks saama, et liikuda nendesse suundadesse, eks ole. Ja muidugi seal on ka variant A, B ja C, et ei ole päris nii, et võib ikkagi juhtuda, et sa ei vea välja, et ei tee seda õppeainet nii hästi, eks ole, et edasi liikuda. Nii et siin on pildi peal siis näha ka seda Gabrieli ja siis neid 6 tüdrukut, 5 tüdrukut, kes lubasid endast pilti ka teha. Nii et jah, selline luksus, et tellin endale mingi teatud seltskonna ja siis tegelen nendega, mitte terve klassiga, see on muidugi omaette võlu. Siis 3. päeval külastasin gümnaasiumi, 20 000 õpilast ja sain vaadelda, lisaks sellele, et me üldse arutasime, et kuidas seal see karjäärinõustaja töö käib, sain vaadelda individuaalset nõustamist Araabia õpilasega, kes immigrant siis, eks ole, ja koolides töötamisel on see võlu, et nad saavad tegelikult minna kohe, nagu meil on nagu stuudium või e-kool ja vaadata, milline seis sul seal on. Nõustaja võtab ette, vaatab, siis, et äkki sa pead mingeid õppeaineid juurde võtma veel, eks ju. Äkki sa pead selles õppeaines saama paremaks, kui sa tahad vaata nendesse kohtadesse minna, et meie saame ainult küsida, et kuidas sul selle ja teise asjaga on, aga me ei saa seda nagu selles mõttes reaalselt ise vaadata, eks ju. Kui me teeme õpilasega tööd näiteks. Nii et ka väga selline, see natuke nägi nagu selline Tondiloss või ma ei tea, Harry Potteri see sigatüüka kool, eks ju, nägi välja, et nii, aga siis viimasel päeval siis tutvustati meile karjääriteenuste hindamissüsteemi ja toodi välja ka, et meil tegelikult Triin Liin seal Tartu Ülikoolist, eks ole, just teda mainiti, et neil on seal juba hästi Eestis, eks ole, juba töötab, aga neil oli natuke niimoodi, et mitte võib-olla ei vasta või saavad hinnata, kuidas mul karjäärinõustamisega läinud on, saab hinnata nagu spetsialist, et nad töötavad seda praegu välja.
Ja mis ma saan öelda, et mulle natuke jäi selline mulje, et seal on nii palju töötajaid ja need ligi 80 töötajad käivadki veel eraldi koolides ja nad saavad ühtlasi osaleda ka mingisuguses arendustegevustes, et see on nagu selles mõttes hea, et nagu selline mitmekülgne töö, aga noh, töötajaid on palju rohkem, palgad on tükk maad suuremad ja selles mõttes aega panustada mingitesse asjadesse on nagu palju rohkem. Et meil on jah, võib-olla kui nüüd Rovena ja teie tõite et välja võib-olla selle, et natuke ajale jalgu jäänud võib-olla see keskkond ja hoone ja need asjad, siis meil on nad nagu ülivõrdes ja hästi kiideti ka nagu Eesti seda digitaalsete lahenduste süsteemi, et see on nagu super. Aga mulle tundub, et noh, meil on selle võrra vähem pööratud tähelepanu võib-olla töötajatele. Et tegin sellise lõppkokkuvõtva järelduse. No nii. Aga siis hästi organiseeritud, hästi intensiivne ja põnev. Samas, kuna ilmad olid ilusad, siis me aktiivselt kappasime seal mööda linna ringi ja tegime mingisugused muid asju ka. Nii et suured tänud, et andsite võimaluse osaleda. Nüüd on hammas verel, tahaks veel. Kas on küsimusi? Tere tulemast klubisse, Kerli! Tere! Aga... No nii, nüüd peab vist teatepulga üle andma selles mõttes, et sinu aeg on ka juba sealmaal, eks ju. Ja, ma tahtsin öelda, et selle akadeemia osalemisega on tõesti see, et kui ühe korra ära käid ja sõrme annad, siis just kui tahad aina veel ja veel. Sest see tõesti on väga nagu äge ja rikastav kogemus. Aga ma küsin ise võib-olla siis nii kaua, kui Jana ja Monika, ma ei tea, kumb teist alustab, paneb oma ettekande valmis. Olete te kokku leppinud, kumb alustab? Ja me leppisime kokku, et Jana alustab, aga ma igaks juhuks, ma Jana ikka alustan. Sellepärast lihtsalt ilusam oleks, kui Jana alustaks, sest tema räägib hoopis teistmoodi ja räägib, mis me täpselt tegime. Mina räägin see, mis mina endale võtsin siit. Aga kuna ma pean kell 3 juba emadepäeva peal olema, siis ma igaks juhuks alustan ikka. Jana, sobib see sulle? Teeme nii, aga pane sa siis oma esitlus valmis. Ma küsin nii kaua Kerlilt, et mis see selline metoodiline kõige nagu suurem komm sinu jaoks on, mis sa kaasa võtsid? See on nii raske küsimus. Mida sa nagu tahaks kindlasti proovida? Ma arvan, et ma tõenäoliselt proovin äkki seda, jump-karta ma kasutan nagunii. Ma ei ole ise veel proovinud seda, et selline icebreaker, et üks õige ja 2 valet. Seda ma ise ei ole kasutanud, et seda ma kindlasti ma kasutan üks muid asju ka. Ja sain jälle kinnitust, et kõik karjääri spetsialistid on üliägedad inimesed. Ükskõik, kus kandist nad on. Hästi nõus. Ja sulanduvad enamasti vähemalt akadeemiagrupid, kõik, kus mina olen käinud, sulanduvad superkiiresti. Just. No nii, aga meil on Monika esitluses. Tervitust kõigile. Vabandan, et tulin hiljem ja ei kuulnud, oleks tahtnud rohkem kuulda. Nii, mina käisin siis Sloveenias koos Janaga. Jana räägib teile rohkem sellest, et mis me seal tegime. Mina rääkisin, mis mina võtsin, kuna minul on see päris mitmes akadeemia juba. Siis mina lähen alati nüüd akadeemiasse, mitte rohkem seda, et kuidas täpselt seal maal käib, kuna süsteemid on suht sarnased, vaid pigem, et mis ma siis täpselt endale siis sealt võtan. Natuke ka Sloveenias siin, et mis mulle nagu meeldis, seal oli niisugune nende süsteemsus ja südamlikkus, et nad olid nagu, et see Sloveenia oli nagu see on Austria ja Ungari ja niisugune nagu, et niisugune Austria ja niisugune korrektsus ja põhjalikkus ja need süsteemid olid läbi mõeldud ja tundub nagu niisugune hästi korraldatud, aga samas seal oli nagu niisugust natuke Balkani ja niisugust Ungari ja niisugust nagu südamlikkust ja niisugust hingega tegemist ja et see oli nagu minu meelest väga hea kombinatsioon. Siis väike tööpuudus on neil seal tõesti, et see oli nagu minu jaoks hästi huvitav ja ma kogu aeg nagu, kui need presentatsioonid seal sellest tööturust ja sellest olid, kogu aeg nagu mõtlesin, et kuidas, mis see teile nagu selle toob, et teil on, sellepärast, et nende peamised partnerid on ikkagi nagu Saksamaa ja Austria ja kõik nagu need kohad ja seal kõik tööstus nagu see töötus läheb suuremaks, aga Sloveenias nagu on põhimõtteliselt olnud sama või isegi natukene väiksemaks läinud see on ju ja samas
noh, neil on ka suured nagu tööstused, on ka seotud nagu autotööstusega ja ei ole nagu mingit sihukest nagu asja, et see oli nagu hästi huvitav minu jaoks nagu, et kuidas see nagu see tööpuudus neil seal nii väikene on, et ja ma lõpuks ei saanudki täpselt aru, küsisin küll nende analüütikute käest seal ja nii edasi, on ju, aga noh, saangi aru, et nad on ikkagi need partnerid nagu vajavad, sest nad on ikka odavam tööjõud kui seal Saksamaal ja seal on ju, ja nad on lähedal seal on ju, et seda tööstust on ikka palju, on ju, ja vot, et sihukene huvitav nagu asi ja neil on maksustamine on hästi töötaja poole peal, et tundus, et nad loovad nagu nendele ettevõtetele hea keskkonna. Et kunagi oli Eesti ka nagu esirinnas selles suhtes, aga nüüd me oleme nagu kuidagi nagu sealt maha kukkunud, et nemad nagu tundusid ikka olema nagu seal. Et kuigi noh, inimesed seal rääkisid, oi, see on ka jälle ei ole nii hea, on ju, kes makse meeldib, aga noh, see tundus nagu üks asi, on ju. Ja siis sisserändeid on neil palju, noh, neil on muidugi need Balkanimaad ka, kes nagu sinna käivad nagu hästi palju tööle ja siis hästi palju siis tegeletaksegi nagu selle nõustamisega ka, nende inimeste nõustamisega siis seal. Vot, ja siis natukene meist suurem siis riik. Vot, ja siin on nagu need natukene suurem nagu see siis average wage ka, mis ta on siis keskmine töö, need saate siit vaadata, et aga üldiselt oli sihukene mõnus süsteemsus ja siis samas nagu sihukene paindlikkus nagu koos. Karjäärivaldkond, et neil on siis eraldi keskused siis adult education, mis siis on see, et need, kes enam koolis ei ole ja et nende siis õpetamiseks ja toimetamiseks Jaana räägib nagu võib-olla nendest nagu seal rohkem. Siis me käisime ka ja siis neil on nagu noortele siis projektipõhine kusjuures sihukene keskus, kes siis nagu aitab koolidel siis teha erinevaid vahendeid ja erinevaid asju. Et see noorte nõustamine, noh, ülikoolides on siis nõustamine ja siis koolides on tegelikult üldised nõustajad, kes siis teevad ka karjääriteemasid. Ja siis muidugi Töötukassa, et seal on nagu niimoodi, et seal on ka teised siis kui mitte ainult Töötukassa. Ja tunduski, et noh, et Töötukassa, kui nemad tegid oma presentatsiooni, siis nemad ka hästi palju, neil oli igasuguseid erinevaid teste ja asju, mis nagu aitasid siis erinevatel üleminekutel nagu alates keskkoolist lõpetades nagu sinna, et samas kui neil oli nagu terve nagu elukaare nagu neid igasuguseid vahendeid oli seal hästi palju, mis meile näidati. Ja samas ka tundus, et see Euroopa projektid rahastus, näiteks see noortekeskus või see noortele karjääri neid nõustamist ja võimalusi ja projekte pakkuv nagu siis üksus seal oli nagu EU rahastuse peal veel, et noh, et ma ei tea, kuidas meil tundub, et seda on nagu vähem, et seal tundus, et see on päris suur nagu osakaal ikka veel. Noh, ja siis, mis mulle nagu hästi südamesse läks, oli, kuna mina olen vana noorsootöötaja enne karjäärinõustajaks hakkamist, et mulle nii meeldis ikka, et kui sa lähed sinna nende noortega tegelevate karjäärinõustajate juurde, see on nagu hoopis teine vibe ikka, kui nagu seal Töötukassas ja nagu nendes teistes kohtades. Et mulle nagu ikkagi nii meeldis, et need meetodid, mis neil olid, hackathonid ja escape roomid ja kaardid ja nagu sihuke koostöökoorid, et see oli ikka nagu noh, selles mõttes ta oli nagu noortele äge, et mulle nagu nii meeldis nagu see, vahest ma nagu mõtlen, et tore, et meil nagu tehakse noortel, seal koolides nii palju, kui nad on või ei ole, aga noh, just selliseid nagu suhkeid initsiatiive ja asju nagu on noortele nagu nii äge. Et seda ma võtsin sealt, et see sihukene tegevus on nagu väga mõnus. Sest mina ise olen ka kunagi olnud noorsoo, selles mõttes kui Lüfu Eestis, aga see noorsootöö oli võib-olla kõige nagu põhjalikum karjäärinõustamine, mis ma nagu kunagi olen teinud, rohkem mõjutanud nagu nende valikuid ja teadmisi ja asju, hoopis rohkem kui see, et ma teen natuke nõustamist ülikoolis on ju, või midagi sellist siis väga struktureeritud on ju. Ja siis mis nad meile seal rääkisid, olid nagu need siirded või ühest sellest
siis kas kooliastmest või siis need siirded, mis lähevad või siis ülikooli või siis tööellu, et pani mind hästi mõtlema seal üks mees, kes hästi jälle nagu noorsootöötajad, kui need noorsootöötajad on kõik hoopis teistmoodi kui need suurte, kui sa lähed pärast läksime sinna suurte adult education, need inimesed olid ka kohe teistsugused, et ta nagu nii hästi suutis nagu mind viia sinna nendest muutuste ja transformatsioonide mõtestamisesse. Tegi meile nagu harjutusi ka, et harjumustest ja sisekõnest ja reaktsioonidest, et kuidas nagu seda tegelikult muuta, et kui sa lähed nagu, et sa ei ole enam nagu keskkooliõpilane, vaid sa oled nagu üliõpilane, on ju, et see on tegelikult hoopis teine identiteet, on ju, ja kuidas siis nagu seda identiteeti või seda transformatsiooni siis luua nendes noortes ja inimestes, et kuidas nad hakkaksid endast teistmoodi mõtlema ja siis teistmoodi käituma vastavalt sellele, et see oli nagu niisugune sügav ja väga minu jaoks nagu niisugune asi, mis mina enda jaoks võtsin, on ju, sealt kaasa, et kui palju me mõtleme, et kui palju see nagu need üleminekud seda transformatsiooni siis loovad ja kuidas me saame aidata seda transformatsiooni nagu luua. Vot siuksed asjad. Nii, edasi. Ja seal nad ka hästi vahva nagu niisugune ka kohe nagu niisugune vahend, mida saab kasutada ka meie, see on inglise keeles küll, aga hästi paljud noored teevad inglise keeles, et see oli hästi vahva, sa said nagu telefonis, tegid vastuseid, panin, missugune võiks su ideaal nagu töökoht olla, ja siis said nagu, mina sain endale väga ägedaid nagu mõtteid, et kuidas oma tööalase eluga edasi minna ja mis ma nagu tahan, et selle ma panin ka siia, et miks mitte koolides või kuskil nagu kasutada hästi siuke, ma arvan, noortele võiks ka peale minna, mulle väga meeldis. Siis me käisime nendes, siis need täiskasvanute karjäärikeskused, mis on päris palju, on neid erinevates kohtades seal Sloveenia peal siis. Nad teevad erinevaid asju, aga mis mulle jälle nagu silma paistis või mis mind nagu pani mõtlema ja nagu vaatama on just, et nad nagu juhendavad siis teadmiste ja oskuste tuvastamisel ning dokumenteerimisel. Et see on nagu see suund, mida nad teevad vähe, aga mida nad tahavad aina rohkem teha. No põhimõtteliselt meil ülikoolis on võtta, on ju, mis on see, et varasema õpikogemuste saad nagu, et keegi annab sulle, valideerib need ära, et nemad tahavadki nagu, et need inimesed, kes siis tulevad sinna täiskasvanute keskusesse, et nad saaksidki mingisuguse validatsiooni või mingisuguse paberi või mingisuguse nagu selle kohta, et missugused oskused ja siis need teadmised neil on, et see on iseenesest, sa võid seda küll nõustamisel rääkida, on ju, aga kui sa ikkagi annad nagu ka juba hakkad nagu mõtlema, et kuidas seda dokumenteerida, et see tundus nagu minu jaoks nagu sihuke nagu huvitav ja nagu tegelikult hea suund või nagu sihuke, mis üllatas mind. Et teised asjad olid nagu siuksed tavalised. Ja siis muidugi üks suur osa praktika sellest akadeemiast on see, et teised inimesed tulevad teistelt maadelt ja räägivad siis mis praktikaid ja mis mulle kõige rohkem nagu ikkagi meeldis või nagu tundus uus või hea oli jälle muidugi Norrast, et neil on nagu siuke Tromsøs siukene keskus, kus tervet Norrat teenindatakse chati, telefoni ja siis selle emaili teel, et neil on nagu, kuna meil ka ülikoolis on ju chat, nõustamiskeskuse chat, me ei tee seal küll seda karjäärinõustamist, aga niisugust infonõustamist, et see chat on kõige nagu populaarsem, et noored on nii palju seal chatis. Et see nagu sihuke karjäärinõustamise chati läbi tegemine, et see tundus nagu minu jaoks siukene väga uus ja huvitav ja sihuke asi, mille sisse nagu vaadata. Vot. Ja siis muidugi jälle, mis nagu igalt poolt ikka tuleb, on see võrgustikutöö, et paljud nagu Euroopas on ju, need karjäärinõustamine on üks osa siis nõustaja rollist, et nad on tihtipeale psühholoogid, nii nagu ka Hispaanias, meil oli seal üks tore psühholoog,
kes rääkis nagu enda tegevustest, pluss ka see Ljubljana ülikooli inimene, kes seal rääkis ja ja mina ise ka on ju enda töös, et hästi palju ikka sa ise saad väga vähe ära teha, aga sa ikkagi palju teed oma nagu läbi oma võrgustiku. Ehk siis tema seal rääkis, kes tal olid seal tuutorid, kes olid siis seal need õpetajad, kelle läbi ta siis ikka neid karjääri nagu teemasid ka viis siis õpilasteni. Vot, et see võrgustikutöö olulisus ja see, et kuidas ta nagu erinevatel siis maadel nagu ikkagi jälle igalt poolt nagu välja tuleb, et see on nagu hästi nagu jälle suke meeldetuletus või sukene nagu asi, mis ma jälle mõtlesin, mis peaks ise ikkagi rohkem, kuhu peaks enda töös nagu rohkem seda energiat panema. Vot. Nii, ja siis ja üldiselt mulle väga meeldis seal Sloveenias, kuna nad olid ka, nad olid nagu südamega ja neil olid nagu head mõtted. Kasvõi see, et Sloveenia on ju laav, on seal Sloveenias kirjutatud, et nagu suke hea marketing jälle asi ja siis seal oli nagu hästi ilus ja siis nad näiteks Unicef müüs nukkusid, mis nagu tehti nagu kuskil kellegi poolt annetuseks ja nagu keset seal Raekoja platsi, et hästi vahvad ja nagu suksed nutikad nagu head lahendused olid igal pool. Vot nii. Vabandust. Ma olen nüüd minu poolt kõik. Aitäh sulle, Kristel, on vahepeal küsinud, et sul seal noortega töötamise slaidil oli, et mis asi on koostöökoor? See oli lihtsalt selline vahva harjutus, kus anti mingid erinevad pulgad ja siis nad tegid nagu koos nagu mingisuguseid laule, et sellest tuli nagu koos laul, et põhimõtteliselt õpetati koostöö siis nagu olulisust. Neil oli ka hästi palju projektide puhul, jälle mingid vahendid millega siis läksid sinna koolidesse ja siis tegid nagu erinevaid neid töötubasid. Et jah, oli siukene, et me ise saime ka seda koostööd seal harjutada. Põhimõtteliselt anti sulle üks pulk kätte, pandi tahvli peale, siis mingid kastikesed, kollane, sinine, roheline ja siis keegi ütles, et millal sa teed ja siis ise siis nagu sellel ajal, kui siis see nool oli sinu selle värvi juures, siis neid värvi inimesed siis tegid põmdi. Et siuke vahva noortele jälle nagu mingisugune läbi kogemuse nagu teemade nagu esile toomine. Vot nii. Kas kellelgi on Monikale küsimusi enne, kui ta emadepäeva peole lippab? Ma saan natukene veel Jaanat kuulata ka, mul on põnev nagu Jaanat ka kuulata, aga siis ma lippan, jah. Nii. Ja Jaana esitlus juba hopsti hüppas siia ette, nii et kuulame Jaanat. Nii, ma teen ta nüüd suuremaks ka. Nii, on näha? Kenasti. Okei. Et mina olin siis koos Monikaga ja mulle jäi nüüd viimasena kõrvu just see, kui sa rääkisid sellest kollased, rohelised, mis iganes värvid seal olid, sinised, et see oli nagu muusika tegemine tegelikult, et see natuke nagu oli rütmitunnet arendas näiteks, midagi sellist. Ja siis mina käisin esimest korda lähetuses üldse õpirändel ja meil oli siis nagu elukestev õpe või midagi sellist. Siin on nüüd ilus pilt Sloveeniast, mis on tehtud lennujaama aknast, aga ta oli nii ilus, need valged mäetipud seal ja kui keegi siin ütles, et temal oli probleem sellega, et jäi tagasi tulles lennukist maha, siis minul oli vahepeal tunne, et ma jään Frankfurdis Ljubljana lennukist maha, sellepärast, et lendasime Tallinnast välja 45 minutit hiljem ja mul oli Frankfurdi lennujaamas tund aega, et lennukist maha saada ja teisele lennule jõuda. Aga õnneks läks kõik hästi, ma ei olnud ainus, kes sinna lennukile tahtis saada, nii et meid viidi operatiivselt kohe lennukitrappi ette ja saime kenasti Ljubljana lennule. Siin on meie grupp
toimus ja siis 20. aprillist 23. aprillini ja noh, me enda meelest läksime ikkagi lõunamaale, issand jumal. Tegelikult oli seal esimesed paar päeva ikka väga külm ja vihmane ja täitsa nagu Eesti, sadas ka vahepeal. Et esimese päeva õhtul oli meil kavas ka selline paaritunnine linna ekskursioon, et seal siis oli ikka päris jahe olla. Aga õnneks me liikusime päris palju ja osalejad olid siis, nagu te siin ise näete, Taanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Norrast, Hispaaniast, Rootsist, Šveitsist, Eestist oli 2, teistest oli 1. Ja oli, noh, me ju ei teadnud, kes sinna kokku tulevad ja siis, kui need kirjad meil tulid sealt kohaliku koordineerimise inimese juures, Sabina juures, siis ma vaatasin, et seal on üks Vanja ka. Et noh, et huvitav, kes see Vanja on, et mis meesterahvas see selline on, pärast tuli välja, et see on täiesti tütarlaps ja Vanja oli nimi. Aga nad olid kõik väga sõbralikud, väga toredad, me üsna ruttu sulasime üheks, meid oli kokku 10 koos kohapealse koordineerija Sabinaga. Ja siis see pilt, mida te siin näete, see meesterahvas seal keskpaigas, see ei ole üldse mitte meie grupi liige, tema ongi just see Ferri, kellest Monika ka rääkis, et noorsootöötaja ja korraldas meile siis seda QR-koodiga mängu ja rütmimuusika mängu ja tõesti noorsootöötajad on energilised, noorsootöötajad on hoopis teistsugused, kui on Töötukassa või ükskõik millise muu valdkonna töötajad. Ja see sinine sarvedega loom on siis Ksenia Štupari ehk Ljubljana avaliku hariduse keskuse, ma ei tea, ma eeldan siis mingi maskott. Et see vist oli ka spetsiaalselt meie jaoks sealt välja aetud, ma ei oska öelda seda. Natuke Sloveeniast ka, et elanikkond on siis natuke suurem kui Eestis. Tööealisi on sama palju kui Eestis elanikke, võiks öelda. Tööhõive määr on suur, töötus on madal ja keegi meie grupist isegi küsis Sabina ehk siis kohaliku selle koordineerija käest, et kas nendel näiteks on ka olnud sellist trendi, et naised pigem peaksid olema kodus ja mehed töötavad, aga tema ütles, et nendel on ajalooliselt juba ikkagi nii, et naised ja mehed töötavad võrdselt, et ligi pool töötavatest naistest ja veerand meestest omavad kõrgharidust ja ikkagi töötatakse nagu võrdselt. Tööjõu sisseränne peamiselt on ikkagi Balkanimaadest tuleb sealt suurem osa. Ja üldiselt jah, nagu Monika ütles, et töötus on madal ja nendel on siis kõrgemaid palgad IT-s, finantsis, inseneerias. Madalamapalgalisemad on pigem turism, kaubandus, põllumajandus ja oskustööjõu nappus on see, mis neid ka kummitab ja puudus on eriti siis IT-spetsialistidest, inseneridest, õpetajatest, kõikidest nendest. Et see on siis nüüd üldine info ja siin on siis need, kus me käisime, et esimesel päeval, esmaspäeval siis Ljubljana tööhõiveteenistuses, teisel päeval seal samas, kus oli see sinine sarvedega loom. Kolmandal päeval oli minu jaoks võib-olla isegi kõige huvitavam koht, biotehnoloogia hariduskeskus, kulinaaria ja turismikeskus ja siis päeva teises pooles tutvustasid kõik osalejad siis ka oma kaasa võetud töömeetodid, et need töömeetodi kirjeldused me saatsime juba varasemalt kohaliku koordinaatori kätte, tema pani nad PDF-faili, tegi sellise väikese brošüüri ja see saadeti siis meile. Ja tundub, et jumpkaardid on ikka väga populaarsed seal. Taani esindaja minu meelest oli, kes tutvustas ka jumpkaarte ja kui Töötukassas me ikkagi neid kasutame, siis tundub, et teised maad neid ei kasuta, seal paluti veel eraldi hiljem saata ka kirjeldus jumpkaartide kasutamise kohta. Ja üks tütarlaps tutvustas seal siis ka sellist koolide, meie mõistes koolide mängu, temal oli siis
maademäng, et Hispaaniasse või kas sa lähed Hispaaniasse või Berliini, et Madriidi või Berliini. Ja mina rääkisin töövestluseks valmistumisest, mul on üks selline töötuba, mida ma täiskasvanutele teen, töövestluseks valmistumisest ja seal samas noortekeskuses, kus me siis, noortekeskuses, kus me käisime, sealt sain ma siis kaasa ka ühed kaardid, sloveeniakeelsed, Rastura i Razgovor, siin on 100+ kaarti ja neid saab kenasti ära tõlkida ja see hõlmabki just mingit lõbusat töövestlust, et ma olen jõudnud sealt ära tõlkida praegu vähem kui veerandi, aga tundub päris huvitav, et võib-olla tõesti võiks need ka võtta kasutusele. 4. päev oli Ljubljana ülikoolis, aga seal mina kahjuks ei saanud osaleda rohkem kui 40 minutit, sest minu lennuk läks üsna varakult ja kuna lennujaam ei asu just linna ääres, siis ma pidin minema bussi peale, mis sõitis mööda linna ringi, korjas peale kõiki neid inimesi, kes siis tahtsid samal ajal selle bussi peale saada ja seetõttu ma seal osaleda väga ei saanud. Sloveenia tööhõiveamet, et riiklik institutsioon ja kolmandate riikide kodanikud peavad siis tööloa taotlemisel näiteks arvestama seda, et neil on ühtne elamise tööluba ja pärast tööhõiveametis registreerimist tuleb siis 1 aasta jooksul sooritada sloveeni keele eksam. Ja keeleoskus on vajalik siis osalemiseks ja ka tööturul osalemiseks, kursustel osalemiseks, kui siis ka elamisloa pikendamiseks. See on otseselt ja väga vajalik. Ja Bosnia ning Hertsegoviina ning Serbia kodanikud vajavad siis Sloveenias töötamiseks eraldi tööluba ka. Teenused on kättesaadavad igal moel, et silmast silma ja veebiplatvormid ja kõik muud asjad ka sinna juurde. Praktilised tegevused, mida siis töötutega tehakse, et kui inimene tuleb arvele, siis 14 päeva jooksul pärast registreerimist hakatakse temaga koheselt tegelema. Pakutakse siis nõustamist, need on põhinõustamine ja süvitsi minev nõustamine. Põhinõustamine eeldab siis, et tegevusplaan koostatakse, tööalased eesmärgid pannakse paika, individuaalsed sammud kavandatakse. Süvitsi minev nõustamine on mõeldud riskirühmadele, nagu noored, puudega inimesed, terviseprobleemidega inimesed ja nendega siis tegeletakse natuke nagu põhjalikumalt. Töötervishoiuarstid hindavad töövõimet ja kõik on nagu rohkem ühtse juhtimise all. Karjäärikeskused pakuvad ka erinevat infot, tööpakkumisi, tööandjatega kohtumisi ja töötoad on siis laias laastus umbes sellised, nagu minagi Töötukassas siin teen, et tööintervjuu, siis portaal Poisidela, see on siis enda presenteerimine, CV koostamine, kõik need sellised asjad. Ja eraldi testid on siis õpilastele ja täiskasvanutele ja riskirühmadele. Siin on nüüd üks pilt VR-prillidest. Tundub, et need VR-prillid on üsna populaarsed. 2 kohas meile neid pakuti. Minul Eestis ei ole olnud seda kogemust, et neid VR-prille katsetada, seal siis katsetasin. Tuli välja, et väga ei sobi. Et see paik, kus on see pilt tehtud, seal siis mina katsetasin prille, mis andsid ülevaadet
köögist, restoraniköök, midagi sellist, kus kõik toimetasid ja siis konkreetselt minule tuli ka ette mingisugune retsept, kus oli kirjas, et ma pean võtma seal 4 tomatit ja ma ei tea midagi veel ja miskipärast siis vahepeal jooksis see film seal kokku ja mul hakkasid silmad ja pea ka nii valutama, et minul see sinna jäi. Aga ta andis ikkagi reaalse nägemuse või ettekujutuse sellest, kuidas restorani köögis või suures köögis siis üleüldsegi toimetatakse ja sai siis ka ise nagu katsetada reaalselt mingi salati tegemist. Et minul jah, kahjuks jäi ta sinna, kuhu tema jäi. Ja karjäärinõustamine käib siis nii üldiselt kui individuaalselt ja lihvitakse siis kõike, nagu ma ütlesin, et nii intervjuuoskust kui CV koostamist ja kõike seda. Ja töötutoetuse saamiseks, töötukassas on see ju oluline, et töötutoetuse saamiseks peab inimene olema kindlustatud vähemalt 10 kuud viimase 24 kuu jooksul ja noorte puhul, noorteks loetakse siis neid, kes on alla 30 aasta vanad, piisab 6 kuu pikkusest kindlustusperioodist. Ja töökaotus ei tohi olla toimunud siis inimese enda süül või omal soovil, et ta peab olema ikkagi pigem koondatud. Ja karjäärinõustamine on osa riiklikust elukestva karjääri teenuse süsteemist. Pakub tuge kõikidele vanuserühmadele ja on tasuta. Ütlen sulle igaks juhuks, et 2 minutit veel. Ja, Karjärni plats, see on nüüd see koht, mis jättis meile kõige suurema või kõige rikkalikuma mulje, et seal on siis sellised võimalused, et nad tegelevad seal väga palju noorte järeleaitamisega, nende harimisega. Ja need püstakud, mida te siin näete, nendes püstakutes on siis 4 erinevat sahtlit ja nad on suunatud siis nagu puude selgeks õppimisel või puidule ühesõnaga. Ja ühes sahtlis on erinevad sellised nagu ülesanded, et ühes sahtlis näiteks, kui sealt lahti võeti, siis oli seal erinevad puuliigid, klotsid sellised ja oli ka UV-lamp, et kui UV-lamp põlema panna, siis ühe klotsi servas võis siis näha selle puuliigi nimetust, et oli tal sellise a la kask, tamm, kuusk, saarmänd. Et nad on sellised erinevad nutiülesanded siin, nutikust nõudvad, mitte nutiülesanded. Kamin Kako, see meenutab natuke meie oska.ee lehekülge, aga sisse logimiseks on vaja registreeruda ja tavaliselt siis nõustaja annab mingisuguse numbri, mille alusel saab sisse registreeruda. Ja seal on täpselt samamoodi nagu meilgi oskused.ee võimalik saada infot erinevate nende erialade kohta, kuidas õppida saab, mida see töö endast üldse kujutab, et selles mõttes meenutas minu meelest mulle natuke seda meie oskused.ee. Ja Lifelong Wood on siis selline põnev asjandus, et see on Sloveenia ja Austria ühine projekt ja selle eesmärgiks on tutvustada noortele puidutööstust ja puidutöö erialasid. Et nad propageerivad seda, Sloveenia on 60% ulatuses kaetud metsaga, Austrias on 48% ja täpselt samamoodi VR-prillide kaudu saab tutvuda erinevate töödega, mis seal metsas tehakse, saemehed ja kõik need sellised asjad ja siis tehakse ka wooditone. Analoogne sellisele asjale nagu on hackathon ja YouTube'ist ma vaatasin, et nad teevad siis seal, püüavad näiteks teha ka Da Vinci Bridge'i ehk Da Vinci silda
võib YouTube'ist vaadata, mis asi see on. Et seal ei ole vaja kasutada ühtegi liimi, paela ega nööri, kõik peab olema lihtsalt koos puupulkadega tehtud, see silt või sild. Nii, nüüd mul läheb natuke kiireks, aga Täiskasvanuhariduse Instituut on siis mõeldud või suunatud täiskasvanutele ja teenused keskenduvad 3 põhivaldkonnale, et õppesse astumise tugi, oskuste tuvastamine ja iseõppimise toetamine ja kasutatakse ka mobiilseid nõustamispunkte, mis on siis kord ühes kohas, kord teises kohas. Biotehnoloogia hariduskeskus, seal on nüüd ligi 3000 õppijat ja seal pakutakse nii rakenduslikku kõrgharidust kui siis ka kutseharidust ja seal on omad õppevaldkonnad, et on oma väike selline veterinaaria punkt, kus ravitakse tõesti loomi, on olemas õpperestoran, on olemas selline väike turismibüroo samas majas, kus siis õpilased saavadki reaalselt katsetada kõike seda, mida nad parajasti õpivad. Ja olemas on seal siis ka veinikelder ja pruulikoda. Et tehakse ka käsitööõlut ja jagatakse õpilastele teadmisi veinide kohta. Et väga põhjalik õpe mulle tundus see. Ja meid toitlustati siis õppeköögis või tähendab seal õpperestoranis ja õppeköök oli avatud selles mõttes, et inimesed istuvad restoranis ja nad näevad otseselt, kuidas seal köögis töö käib. Et toidud olid maitsvad ja teenindus oli täpselt selline, nagu restoranis olema peab. Ja see oli nüüd meie viimane pilt, et siin ei ole kõik, aga me liikusime ühest punktist teise bussiga ja see oli siis eelviimasel päeval vist, et üsna lõbus oli meil seal selles mõttes, et kindlustati meid siis sellise bussiga sõitmisega, me nägime siis ka muud kui ainult seda ühte kohta. Et kiiresti ülevaade, ma ei tea. Aitäh teile kõigile, kes te selle kiire ülevaate tegite, tõesti jagada on kindlasti palju rohkem kui see pisike aeg võimaldab, aga nüüd vähemalt on inimestel ka need kontaktid, et kellelt küsida, et kui rohkem on huvi teada saada. Siin väike küsimus ka Jaanale, et kas need küsimused olid intervjuukaartidel väga teistsugused, et äkki mõni tore küsimuse näide ja ma panin siia samal ajal ka juba selle järgmise Akadeemia Ampsude veebiseminari info, et meil 5. on juba järgmine, kus siis kuuleme Iirimaa, Saksamaa ja Rumeenia kogemusi ja saame nende sisse vaadata. Ja samal ajal, kui Jaana võib-olla veel vastab ja röövime mõne minuti veel teie väärtuslikust ajast, siis kirjutage igaüks siia chatti ka seda, et mis te tänaselt kohtumiselt kaasa võtate. Üks märksõna või üks lauseke. Nende kaartide kohta, et siin ei ole konkreetselt küsimusi, siin on lihtsalt natuke mõned õpetused, kuidas neid siis kasutada. Ja siin on sellised asjad nagu müüja või montaažitööline või veel midagi. Mul ei ole praegu käepärast seda tõlget, mis mul siin sahtlis on. Ja restauraator näiteks. Ja ma pean seda veel õppima, kuidas nende kaartidega ümber käia, et kes siis mida peab ütlema, aga see on ikkagi nagu selline grupi ülesanne, et seda saab teha ka, ma ei tea, kuni 10 inimesega. Sisuliselt nagu mängida kaarte. Et ma ütlen, et mulle tundus see päris huvitav, midagi sellist. Et võib-olla sa siis pead lihtsalt mõtlema, kuidas sa näiteks ennast tööandjale maha müüd, kui sul tuleb näiteks restauraator. Midagi analoogset sellist, ma oletan. Et võt selline. Aitäh jagamast.
ja kaasavõtmise selline nii-öelda akadeemia pisik, õpirände pisik on üks asi, mida kaasa võetakse, konkreetselt rattameetod. Et Aasia maade noortele on väga tähtis hinded ja Future Work App. Ja maailma eri paigus toimuvast karjääriteenuste korraldusest on väga huvitav ja kasulik teada saada ja võrgustumine ning vahvad kogemused, kohtumine uute toredate minu inimestega. Jah, nii nagu ütlesin, et akadeemiagrupid on alati väga toredad ja siin teid kuulates tekib samuti sihuke akadeemia vibe, sihuke oma inimesed, minu inimesed tunne, et see on hästi armas. Aga suur aitäh teile osalemast, jagamast ja kuulamast ja mõnusat päikselist nädalavahetust ja toredat emadepäeva tähistamist. Palju õnne kõigile emadele. Aitäh, kõike head teile ka. Slaide võib jagada. Aitäh, Ja kõike head. lõpetan jagamise. Aitäh!